Olete kunagi mõelnud, et miks täiskasvanud, käituvad üha rohkem nagu lapsed? Täna võtamegi ette ühe päris provokatiivse mõtte, mis pärineb allikamaterjalist. See on teooria sellest, kuidas tänapäeva ühiskond justkui teadlikult kasvatabki sellist lapsikute täiskasvanute põlvkonda. Ja allikas esitabki kohe alguses väljakutse meile kõigile. Lihtsalt vaadake enda ümber. Kas te märkate teatud nihet selles, mida tähendab üldse olla täiskasvanu? Just see ongi kogu selle teooria tuum. Me räägime täiskasvanutest, kes eelistavad pigem videomänge pikaajalisele projektidele, kes põgenevad vastutuse eest meelelahutusse ja otsivad sellist kohest rahuldust. Justkui nad oleksidki endiselt teismelised, kes üritavad täiskasvanuks saamist iga hinna eest vältida. Ja vot siit läheb asi eriti huvitavaks, sest allikamaterjal väidab, et see pole mingi juhuslik areng. Ei, see on teadlikult kujundatud trend. Miks? Sest nagu see tsitaat siin ütleb, habrast ja ebaküpset inimest on lihtsalt palju-palju lihtsam kontrollida kui kedagi, kes mõtleb iseseisvalt. Sukeldumegi nüüd esimesse suurde teemasse. Seda nimetatakse Peeter Pani sündroomiks. Vaatame, kuidas meie kultuur on selle täiskasvanuks olemise idee täiesti pea peale pööranud ja muutnud selle justkui vanglaks. Mõelge korraks sellele. Ühel pool on meil täiskasvanu, keda kujutatakse igava, vanamoodsa ja aheldatuna, ja teisel pool on nooruk, vaba, lahe, ihaldusväärne. Meedia ja turundus ju võimendavad seda narratiivi kogu aeg, müües meile ideed, et vananemine ja vastutus on midagi, mida tuleks iga hinna eest vältida. Aga mis hoiab seda igavese nooruse ihalust elus? Siin toob allikamaterjal mängu teise võimsa jõu, tarbimisühiskonna. See on nagu masin, mis on loodud spetsiaalselt soovide ja ihade tootmiseks. See on tegelikult geniaalne nihe. Reklaamid ei räägi enam ammu autotehnilistest näitajatest. Nad müüvad sulle kuvandit. Kuvandit sellest edukast ja imetletud inimesest, kes sa selle autoga olles oleksid. Nad müüvad sulle puhast fantaasiat. Ja täpselt sama kehtib ka riite puhul. Sa ei osta lihtsalt särki, eks ole. Sa ostad tunded, kuulud teatud gruppi, et sa oled õige. See oli see nihe reaalsete vajaduste täitmiselt emotsionaalsete tühimikete täitmisele, mis nagu me kohe näeme, on täiesti lõputu tsükkel. Ja nii tekibki see nõiaring, mida siin näeme. Sa tunned endast tühimikku, sa tarbid midagi, et seda täita, aga see pakub vaid hetkelist leevendust. Tühimik tegelikult kasvab ja vajadus uuesti tarbida ainult süveneb. See ongi see mootor, mis hoiab kogu lapsiku täiskasvanu majandustöös. See pidev tarbimise ja põgenemise kultuur viib meid otse järgmise suure teemani, vastutuse eest pagemiseni. Mis juhtub siis, kui ühiskond hakkab meid aktiivselt julgustama, et me ajaks süü teiste kaela? Ja siin on vaid mõned näited sellest, kui loominguliseks on vabanduste leidmine muutunud. Kõiges on süüdi süsteem, vanemad, valitsus, iseloomuvead on muutetud meditsiinilisteks diagnoosideks ja iga ebaõnnestumise taga nähakse mingit trauma. See on nagu terve tõestusarru, mis on pühendatud vastutusest vabanemisele. See lause siin võtab selle mõtteviisi ideaalselt kokku. See on peaaegu nagu lapse jonn. Kui miski on raske, siis see pole minu süü, keegi teine peab selle korda tegema. Ja see on täielik vastand küpsele hoiakule, mis näeb raskustes tegelikult kasvu võimalust. Ja siin peitubki kogu asja suur iroonia. Püüdes vabaneda vastutuse koormast, anname me tegelikult ära oma vabaduse. Sest kui sina ei võta vastutust oma elu eest, siis teeb seda keegi teine. Olgu selleks siis riik, tööandja või mingi süsteem. Sa muutud oma enda elus reisijaks, mitte juhiks. Ja kui sa pea kunagi millegi eest vastutama, mis sinuga juhtub, mis siis saab? Sa muutud emotsionaalselt hapraks. See viib meid järgmise teema juurde. Tunnete türania, kus haprusest on saanud justkui uus voorus. See tabel siin on ausalt öeldes päis šokeeriv. Lihtsalt vaadake seda nihet. See, mida me varem pidasime ebamugavuseks, mis teate küll kasvatab iseloomu, see on nüüd trauma. Kriitika, mis oli võimalus õppida, on nüüd mürgine rünnak. See on nüüd tegelikult keele ja mõtlemise täielik ümberpööramine. Ja tulemus, see muudabki inimesed kaitsetuks ja kergesti haavatavaks. Ja mis on selle emotsionaalse hapruse peamine kütus? Lähtematerjali järgi on see sotsiaalmeedia. See on nagu ööpäevaringselt töötav masin, mis hoiab meid pidevas dopamiini laksu ja emotsionaalse valideerimise ootuses. Nagu digitaalne lutt täiskasvanutele. Selle tulemuseks on midagi, mida võiks nimetada väljastatud enesehinnanguks. Sinu väärtus ei tule enam sinu seest, sinu tegudest või iseloomust. See tuleb väljastpoolt.
Laikidest, jälgijatest, kommentaaridest. Sa annad oma enesetunne täielikult võõraste ja algoritmide meelevalda. Ja teades, see pole tegelikult uus idee. Juba filosoof Nietzsche hoiatas karjamoraali eest, olukorra eest, kus inimesed loobuvad omaenda väärtustest, et lihtsalt sobituda massi ja saada heakskiitu. Sotsiaalmeedia on selle idee lihtsalt turborežiimile lülitanud, kus kari on globaalne ja selle arvamust mõõdetakse reaalajas. Niisiis, nüüd jõuame kõige olulisema küsimuseni. Kuhu see kõik meid viib? Selles viimases osas vaatlemegi, milline on selle peatunud arenguga ühiskonna tegelik hind. Mis juhtub, kui terve põlvkond keeldub suureks kasvamast? Ja siin on see karm järeldus. See kõik ei ole juhus. Lapsik, emotsionaalselt sõltuv ja pidevalt meelelahutust otsiv elanikkond ongi lihtsalt kergemini kontrollitav, ennustatavam ja, mis kõige olulisem, kasumlikum. Milline näeb siis välja selle süsteemi ideaalne kodanik? Siin on nimekiri. Tarbija, kes pole kunagi rahul ja ostab alati juurde. Valija, kes ei esita ebamugavaid küsimusi. Töötaja, kes ei julge kunagi mässata. Ja lõpuks inimene, kes vahetab oma vabaduse hea meelega näilise turvalisuse vastu. Lõppkokkuvõttes maalib allikmaterjal pildi hiiglaslikust lasteaiast täiskasvanutele. Keskkonnast, kus iseseisvus ja vabadus on vaid illusioon, mida hoitakse üleval pideva meelelahutuse ja tarbimisega. Ja pärast kõike selle kuulmist jääb õhku vaid üks küsimus, mille allikamaterjal esitab otse meile kõigile. Kui olla täiesti aus, siis milliseid neist mustretest te tunnete ära omaenda elus? See on küsimus, millele tasub tõesti mõelda.